Tervitused, hea Eesti Vabariigi kodanik. Mida tähendab sinu jaoks vabadus? Nagu te mäletate, siis Eesti Vabariigi taas iseseisvumise kuupäev on 20. august 1991. Ja enne seda, paar aastat varem, oli Balti kett. Mina usun sellesse, et kõige selle taga seisis meie elav issand, et me saime sellise harukordse võimaluse osaliseks. Ja tänu Jumalale, et meil jagus nendel aastatel innukust tulla kokku, alustades sellest Balti ketist. Mis teie arvate, et kas praeguse Eesti rahvaga on võimalik algatada midagi sarnast? Kahjuks ma ise olen seda meelt, et Eesti rahvas on nii tugevalt lõhestunud, et midagi sellist teha vajab midagi väga üleloomulikku. Jumala abi. Ilma Jumala abita, ilma Jumala väeta ei sünniks selliseid asju. Ja see, mis hetkeseisuga tegelikult meie Eestis toimub, tuleneb kõik sellest, et me oleme Jumalast nii kaugele läinud. See aeg, kui me saime vabaks, me arvame, et me laulsime ennast justkui vabaks. Tõeline abi tegelikult tuli ülevalt poolt. Nii et ma usun, et see aeg oli meil täpselt selline südamehoiak, mis tahtis hoida Jumala ligi. Väga paljud ei tundnud Jumalat, isiklikku osadust ei olnud, aga seevastu neil oli see igatsus, jänu, kogeda midagi väga üleloomulikku. Et saada vabaks. Ja kui see sündis, me saime vabaks. Ja kui me mõtleme praegusele olukorrale, kas teie jaoks on see vabadus? See, mida te oma südames olete igatsenud? Mina isiklikult, kui ma Jumalat ei tunneks, siis mina tunneksin ennast justkui vangina. Olgugi, et mind ei ümbritse trellid ja müürid, aga ma tunneksin ennast Eesti riigi vangina. Ja siin koha peal tahaks öelda, et vahet ei ole, millise poliitilise jõu toetaja sina hetkel oled. Kõigil on oma agenda. Aga kas see agenda kuidagi ühendab meie rahvust, meie rahvuskaaslasi? Meie seas ei ole ainult eestlased. Meie seas on väga palju teisi rahvuskaaslased, kes armastavad Eestit kogu südamega. Ja praegu püütakse meid justkui kiskuda pooleks, üksteise vastu. Ma usun, et see ei ole ühele ega teisele poolele kasulik meede. Me peaksime
pöörduma tagasi Jumala sõna juurde. Ammutama sealt seda tõde, mida me tegelikult oma südames igatseme, mida me oma südames otsime, aga me otsime kõige kaugematest, kõige pimedamatest allikatest. Me loodame justkui saada mingisugust lohutust. Et vahet ei ole, praegu käib suur vaidlus, et milline siis on see õige presidendikandidaat. Mina olen seda meelt, et vahet ei ole, kes saab valituks, siis kas see muudab midagi Eesti rahva seas? Kas see midagi on see, mis ühendab meid uuesti kokku? Aeg on tulla pimedusest valguse kätte. Praegu on ainus asi, mis teil on vaja, on elav osadus issanda Jeesusega. Kui sa tõesti otsid rahu allikat, kui sa otsid tõde, siis selles maailmas eksisteerib ainus tõeline tõde pühakirjas, Piiblis. Ma tean, et siin on meie hulgas ka neid kriitikud, kes tahavad kõik selle maha laita kohe, esimesel võimalusel. Ja kui sa mingisugune kommentaari tahadki siia jätta, siis jätta selline kommentaar, mis ehitab meid kui rahvast ülesse, mitte ei lõhesta. Me oleme jõudnud ikka väga kaugesse punkti. Ja kas te tahate sellesse punkti ka jääda, armas rahvas, armas Eesti rahvas? Kui kaugele te veel tahate Jumalast minna? Kas see ei ole see piir? Tulla uuesti tagasi. See, kas see sõda Eestisse jõuab, see on Eesti rahva südameasi ja hoiak taevase isa vastu. Riigijuhid, riigipead, valitsus. Nende eest on vaja kõvasti palvetada. Et nad tuleksid meeleparandusele. Et nad ei asetaks ennast Jumala asemel troonile. Et meie kummardaks neid, vaid elavat issandat Jeesust. Mina isiklikult ei taha näha Eesti hävimist. Mina tahan näha Eestis ärkamist. Aga sellist ärkamist, mida saab ainult elav issand anda meile. Ükski maailma inimene, ükski juht, ükski inimene ei suuda taastada seda, mis hetkeseisuga Eestis valitseb. Ainuüksi Eesti lipu lehvitamine ei tee sind rohkem eestlaseks. Meil on vaja taastada see, mis on algusest peale meil olnud. Jumala arm on meie peale olnud. Kas te soovite, et Jumala arm jätkuks meie Eesti riigi üle või te plaanitegi jääda sellele kivisele pinnasele, kus ei kanna väga head vilja? Mis ei kanna head vilja. Kas te olete valmis parandama meelt? Tunnistama, et Jumal ei ole selles olukorras süüdi. Kurat on see, kes toob hävingut Eesti riigi üle, perekondade üle
tema on surma autor. tema on iibe languse autor. tema on abielu lõhkumise autor. tema eksitab. Halleluuja. Issand Jeesus, ma tulen kõigi nende armsate inimeste, kes seal teisel pool ekraani on. Sinu ette, Issand Jeesus. Hoshi karabando, haribo solo pandora koltama kitolo pando. Issand Jeesus, Issand, ma palun sinu armu Eesti rahva üle. Sellel imelisel päeval, sellel taas iseseisvuse päeval, 20. augustil 2026, Issand Jeesus, me hüüame sinu poole, et Eesti saaks vabaks. Eesti saaks vabaks sellest kuratlikust jõust, mis on siin valitsemas. Halleluuja. Jeesus Kristus. Me purustame igasuguse kuradi meelevalla selle riigi üle, selle valitsuse üle, Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Hoshika rabonto, rapatushika labondo, hirtoshi labondo robanta, siko labando. Igasugune kurjus, igasugune pimedus, igasugune needus. Halleluuja. Me kuulutame sellele hävinemist Jeesuse Kristuse vägeval nimel. Saagu Eesti rahvas vabaks. Saagu Eesti rahvas vabaks. Saagu Eesti rahvas vabaks. Jumal issand. Hashikorobanda rebasito. Issand Jeesus, me hüüame sinu poole, et sa vabastaksid need silmad, need kõrvad. Halleluuja, sellest pimedusest, sellest pimeduse loorist. Horkorovasiko lobando, hiikanabando, korbantasito lobando. Issand Jeesus, halasta meie rahva peale. Issand Jeesus, anna armu meie rahvale, Eesti rahvale. Issand Jeesus, ilmuta tõde nende inimeste südametel, kes käivad selles pimeduses eksituse teel. Jeesus, halleluuja, et need valitsusjuhid tuleksid meeleparandusele, Issand Jeesus. Hoši, kõik need valitsevad jõud tuleksid meeleparandusele, Issand Jeesus. Isa, me vajame, me hüüame sind. Hoši kalabando rokošando, Issand Jeesus. Me oleme väsinud sellisest Eestist, mis praegu on. Issand Jeesus, palun, Issand Jeesus, me hüüame sinu poole. Tikku robanza, rossi talabando, kolbassito lokosondo. Issand Jeesus, halasta meile. Halasta meile, Issand Jeesus, kes meie kummardame, Issand Jeesus, sind. Ainult sind, Issand Jeesus. Püha Jeesus, õnnista seda maad, Issand Jeesus. Isa, kuulutame sellele maale, Issand, sinu verekaitset, Issand Jeesus. Hokorobanda, sikalabando, kõigi nende Eesti piiridele, Issand Jeesus. Hoši, kõikides ilmakaartes, Issand Jeesus. Üleval ja all, Issand Jeesus. Isa, me läkitame, Issand, sinu vägevaid ingleid sellele maale, Issand, seisma nendesse pimedatesse paikades, kus tõesti valitseb täiesti teine meelevald, Issand Jeesus. Jumal, Issand, vabasta need südamed sellest pimedusest, Issand Jeesus. Halleluuja, et tõesti need kivised südamed saaksid uuesti lihaliseks, Issand Jeesus. Halleluuja. Issand, kutsu nad endale lähemale. Issand, juhi nende suud, juhi nende kõrvu, juhi nende silmu, juhi nende südameid, juhi kogu nende olemust, Issand Jeesus, et me tõesti kogeksime nii füüsiliselt kui vaimselt, Issand Jeesus. Sinu ligiolu, sinu päästet, Issand, halleluuja. Issand, me palume sinu armu. Halleluuja, me hüüame sinu poole, et issand, et sa ei hülgaks seda maad. Eesti maa, Issand Jeesus, halleluuja. Halleluuja, saagu vabaks, halleluuja. Jumal, issand, et vangid, kes on, Issand Jeesus, halleluuja, kurjadest vaimudest vaevatud, Issand Jeesus, saaksid vabaks nendest. Jeesuse Kristuse nimel me käsime lahkuda igal kurjal vaimul Jeesuse Kristuse nimel nendest inimestest, Issand Jeesus, keda on vaematud aastad ja aastad ja aastad, Issand Jeesus, halleluuja. Et langeks kõik hingevaenlase meelevald, Issand Jeesus, halleluuja, sinu jalajäri, halleluuja. Sinu jalajäriks, Issand Jeesus, halleluuja, Isa, me täname, me kiidame ja ülistame sind, sest sina oled ainus päästja. Sina suudad tuua riigile midagi uut ärkamist, Jeesus, halleluuja, et Jeesus, sinu nimi saaks tõstetud kõrgele aukohale, Issand Jeesus, halleluuja. Hoši kalabando, rabassandole, kassito labando, Isa, me, halleluuja, me ei looda ühelegi riigijuhile,
me ei looda ühelegi valitsuse, kes sinna etteotsa tuleb, et Jeesus, me loodame ainult sinu peale, sest sina ainukesena suudad Eesti tuua välja selles kohas, kus ta hetkel on, issand Jeesus, halleluuja, et tõesti kõigi nende rahvaste vahel, kes Eestimaal elavad, issand Jeesus, halleluuja, et tuleks nende vahele täielik rahu, issand Jeesus, et me saaksime ühiselt kokku tulla, issand Jeesus, halleluuja, veel vägevamalt, issand, siis kui Balti kett oli, issand Jeesus, halleluuja, või kui me laulsime Eesti vabaks, issand Jeesus, halleluuja, tule oma väega, issand, oma vägevate issanda inglitega, issand Jeesus. Issand Jeesus, me vajame sind, issand Jeesus, elavat Jeesust, issand Jeesus, mitte mingisugust religiooni, aga me vajame elavat Jeesust, halleluuja. Tule ja ole meie keskel, tule valitse meie kõiki olukordi, issand Jeesus, meie peret, issand Jeesus, halleluuja, meie peres, issand Jeesus, meie finantse, kõiki olukordi, issand Jeesus, ükskõik millistes raskustes me oleme, issand Jeesus, tule võta kõik üle. Isa, me anname kõik oma koormad anname sinu kätte. Kõik, kes me oleme vaevatud ja koormatud, tuleme sinu juurde ja heidame kõik sinu ette maha, issand Jeesus, halleluuja. Ka oma head eesmärgid ja unistused, issand Jeesus, me toome kõik sinu ette, sest sina hoolitsed kõige eest kõige paremini, issand Jeesus. Issand Jeesus, me paneme maha ka iseenda kummardamise, halleluuja, kõik iseenda ülistamise, iseendaks Jumala tegemise, issand Jeesus. Me paneme kõik maha, issand Jeesus, et sina saaksid tulla ja valitseda kõike, mis meie eludes on. Halleluuja, kogu au ja kiitus ülistus sulle. Halleluuja, sinu vägeva poja nimel. Halleluuja, isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Olge armsad, väga hoitud ja õnnistatud.